Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere tulemast tänasesse saatesse. Mul on uskumatult hea meel, et Haridus- ja Noorteamet on ellu kutsunud sellise podcasti, kus saame rääkida ausalt ja avatult kutseharidusest. Mina olen teie saatejuht Kairi ja täna on meil plaanis tõeliselt põnev teema. Lisaks üldisele kutsehariduse matemaatikale räägime lähemalt sellisest võistlusest nagu Noormeister 2026. 14-15 mai toimub Tartu Ülikooli spordihoones Oskuste festival, mis toob kokku kutsehariduse noored meistrid ja muidugi huvilised. Mis seal täpsemalt toimub ja miks tasub kohale tulla, sellest ja paljust muust räägime lähemalt juba Annika-Elisabeth Roostiga, kes on Haridus- ja Noorteameti kutsemeistrivõistluste projektijuht ja peakorraldaja, ning Eerik Tammelehega, kes on kutsemeistrivõistluste peaekspert, endine võistleja ja tõeline restoraniteeninduse lipulaev. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere! Ma nüüd tegin nii pika sissejuhatuse, kas ametinimetused asjad said kõik õigesti? Said. No suurepärane. Enne kui me hakkame konkreetsest teemast rääkima, siis ma armastan alati ikkagi ühe intro küsimuse teha. Ja see on natukene üldine. Et mis on üks oskus, mille olete elus õppinud, mis on osutunud teile kõige kasulikumaks? Mina võin alustada sellega ja tegelikult see on tulnud nii-öelda tänu tegelikult minu võistlustele. Kogu minu see kutseharidustee saigi nagu tänu võistlustele selle nagu suure hoo sisse ja tegelikult see tuli nagu oskus või julgus nagu suhelda inimestega. Et sa nagu oled avatud, sa saad nagu igas situatsioonis hakkama tegelikult ja sul on nagu alati, sa suudad neid olukordi nagu lahendada palju paremini elus. See ei ole ainult võistluste osas, vaid üldse elus, kui tulevad mingisugused raskused, mingid errorid ette, siis tegelikult just see suhtlusoskus ja see, et sa saad nagu pinge olukorras tuled toime sellega, et see on nagu hästi-hästi hea olnud mul. Kas see tuli kuidagi iseenesest või lihtsalt võistluste käigus iga aasta läks järjest paremaks? No pigem see läks ikkagi paremaks, sellest, et sa treenid, sa harjutad, sa oled kogu aeg selles pingesituatsioonis, sa pead olema uus keskkond, uued probleemid, uued inimesed, täiesti võõrad kohtunikud siin ümber, sa pead seal olema, sa paned ennast seal proovile ning see tegelikult kasvatab sind ennast nii-öelda inimesena ka elus. Suurepärane. Kuidas sul, Annika? Ma 100% nõustun Eerikuga, aga ma enda puhul lisaks siia kindlasti, et oskus õppida ja arendada ennast pidevalt, et õppida tuleb ka õppida. Et see on oluline. Kuidas see välja peaks nüüd nägema siis? Et sa ei jää nagu sinna, et sa saavutad nagu mingi taseme, sa ei jää sinna kinni, vaid sa sead endal järjest kõrgemaid latte, kuidas edasi areneda, kuidas leida enda jaoks parimad metodid, viisid asjade omandamiseks, et kõik see. Ma olen nii nõus, ma ise ütlen alati, et ma ei jää enne vanaks, enne kui ma õpetamise lõpetan, nii et kuna ma pidevalt õpin, siis järelikult ma ei olegi kunagi vana. Ja see on elukestev õpe, nii et sellest me ei pääse ega paratamatult, ega praegu kogu meie maailm liigub nii kiiresti eest ära, et selleks olla nagu töömaailmas relevantne, selleks, et üldse nagu olla, sa pead kogu aeg ennast arendama ja tegema ennast paremaks, nii et jah. Ja õnneks on tänapäeval nii palju erinevaid tööriistu selle jaoks. Aga kui me hakkame nüüd rääkima üldiselt haridusest ja õppimisest, siis milline üldse teie haridustee välja näeb? No minu haridustee nägi välja selline, mina olen pärit Pärnust ja mina olin põhikoolis väga tubli õpilane, kõik olid 5 ja kõik oli väga tore, aga tegelikult mina teadsin juba väiksest saati, et ma tahan kokaks saada. Ja ega tegelikult need õppejõud ja õpetajad sealt Pärnust ei tahtnud mind saata sinna kutseharidusse, sest ütlesid, et ei, sa pead ikka minema gümnaasiumisse, et sinu kõik läheb raisku ja ära mine sinna ja siis ma olin ikka oma otsuses kindel, et ma teen seda, sest ma teadsin, et see oskus on minu jaoks vajalik, et ma õpin sealt kõik asju juurde, et ma paralleelselt omandan nagu 2 asja, haridust ja oskust ja ma tundsin, et see võiks anda minu nagu tulevases karjääris nii suure nagu edu mulle ja see oligi kõige parem otsus, sellepärast et läksin ju kokaks õppima, hakkasin kokandusvõistlustel käima, hakkasin teenindusvõistlustel käima, siis läksin Eestit esindama teenindusvõistlustega, teeme sealt väga häid kohti tagasi, lõpetasin kutsehariduse ära, siis mõtlesin, et läheks ülikooli, käisin Pärnu kolledžis, õppisin turismi- ja hotellijuhtimist, käisin ka ülikoolis võistlemas. Ja nüüd otsapidi tegelen paarindusvõistlustega, nii et eks
et eks see võistlemine või need erese arendamine minu puhul on tõenäoliselt läbi kogu aeg nende võistluste, et see pidev areng tuleb tänu sellele, et sa pead võistlustel hästi kontsentreeritud perioodi jooksul õppima suures mahus asju juurde, mida sa tegelikult võib-olla õpiksid aastate jooksul töömaailmas, võib-olla mingeid asju sa ei õpi mitte kunagi, aga võistlustel sa pead seda tegema, sellepärast et see aeg on lihtsalt nii kontsentreeritud ja see annab sulle sellise edumaa tegelikult töömaailmas, et see on võrreldamatu. Mulle jäi lihtsalt huvitavalt kõlama, et nii noorelt sa juba nii enesekindlalt teadsid, et kutsekas on sulle, et kas sul siis kõrval olid keegi tuttavad, kes julgustasid, ma mäletan ikka mind õpetajad ja vanemad ikka mõjutasid korralikult, et kus sul see nii-öelda sisemine teadmine tuli, et jah, nii on? Noh, eks see oli niimoodi, et ütleme niimoodi, et kui ma päris nagu olin seal nagu väga väike ja teised mängisid autodega, siis mängisin pottide pannidega, et mina olen nagu kogu aeg seal köögis olnud ja tahtnud nagu seda süüa teha ja ma kodus kui katsetasin, tegin, küpsetasin mingi kooke, see kogu aeg nagu nii nagu, see oli nii tore ja eks selles suhtes ikka oli, et tuli, nagu vanemad toetasid, vanemad toetasid, tahtsid, et ma teeksin seda, mis oleks nagu hea ja selles suhtes, et sa saad igal erialal olla nagu väga hea, et see, et sa ülikooli hariduse annad, ei tähenda seda, et või ma käisin ka ülikoolis, on ju, aga selles suhtes, et see, et sa kutseharidusse lähed, ei tähenda seda, et sa oleksid nagu vähem väärtuslik. Väga hea teada. Kuidas sinul on ikka, kuidas sinu haridustee välja nägi? No olin samuti põhikoolis selline tubli viieline, aga mina nii kindlameelne ja enesekindel ei olnud, et nüüd sealt kutseharidusse minna, et ma ikkagi käisin selle gümnaasiumidee ära aga ma läksin peale gümnaasiumit kutsekooli. Väga huvitav valik. Et sinna ma jõudsin, ma olen väga rahul, et ma selle valiku tegin, see avas mulle nii palju uksi ja sarnaselt Eerikule siis peale kutsekooli nüüd ülikool, et rada on sirgjooneline. Aga kuidas sa täna tunned, kas oleks võinud selle gümnaasiumi osa jätta sinna vahele ja minna kohe kutsekasse või oli lihtsalt ju oli nii õige? No minu näite puhul oli gümnaasium vajalik, sest see eriala, mis ma valisin, oli gümnaasiumi järgne. Et erialasid on erinevaid, kutsehariduses tasemeid erinevaid, et minu puhul oli see oluline, kuigi tagantjärgi mõeldes oleks iseseisev elu alanud palju varem, kui oleks läinud kohe peale põhikooli kutsekooli, oleks selle lävepaku saanud, kust ennast nagu edasi tõugata, et see lihtsalt, ütleme nii, et venis 3 aastat. Aga nii tore on kuulda, et tõepoolest, et minu peas on ikka veel see stigma natukene, et kutsekool on nagu siuke lõpupunkt on ja et sealt mindaks ikkagi ülikooli edasi ja nii edasi, et see ei ole absoluutselt enam nii, nagu vanasti räägiti, seda on nii tore kuulda just teie näitel ka. Et ma just tahangi Annikale juurde öelda, et see iseseisva elu alustamine oli hästi suur nagu võimalus, mis mu kutsekool nagu andis, et ma tegelikult sain käia kooli kõrvalt tööl, küll mingi väikse koormusega, aga see andis ikkagi nii palju enda nagu vaba raha, sul on nagu võimalus ise teha oma asju, ise mõelda, et sa tahad ikkagi, kõik noored tahavad ju suureks saada ja see annab nagu hästi suure võimaluse seda teha juba palju nagu varasemalt kui see, et sa lõpetad gümnaasiumi ära ja siis alles hakkad nende asjadega tegelema. Sest ega tänapäeval keegi ei taha võtta tööle otseselt ju inimest, kes tuleb otse gümnaasiumist ja tal puudub igasugune oskus. Et ikkagi mingisugused oskused peavad olemas olema, kas siis läbi mingi suvetööde või kuidagi, et sa pead ikkagi kuidagi oskusi omandama, sest väga raske on saada tööturul sisse lihtsalt paberi põhjal. See on väga hea tähelepanek selles osas ka, et kui me räägime sellest, et kui oluliseks teie peate üldse kutsehariduse populariseerimist, et me räägime praegu, et tööturul tegelikult tahetakse juba neid oskusi, et kuidas teil see sisemine tunnetus on? Et no selle populaarsuse puhul on oluline see, et seda väärtustataks võrdselt teiste haridustasemetega, et see ei ole selline kehvem valik või et selles osas populaarsust on vaja tõsta, et oleks inimeste teadlikkus, et on võrdsed valikuvariandid. Ja minu arust ka viimastel aastatel on väga palju integreeritud just ülikooli oskusi nagu kutseharidusega, et hea näide on seesama turismi hotellijuhtimine, mida mina õppisin, et siis nad olid 2 täiesti erinevat asja, et oli kutsekool ja oli ülikool, aga siis kui mina ülikooli lõpetasin, siis nad hakkasid juba kutsekool Pärnus hakkas integreerima mingisuguseid aineid, et sul on nagu võimalus nagu hakata seda paralleelselt sealt kõrvalt tegema, et küll mingis vähemas mahus, aga nii-öelda Pärnu kolledž ja Pärnumaa kutsehariduskeskus teed nagu väga tugevat koostööd, et neid asju nagu kokku viia, sest paratamatult on sul vaja igasuguseid oskusi, et nii-öelda üks toetab teist, et ma ei saaks öelda, et sa saad nagu ainult
ega ainult kutseharidust ei ole ka kasu, kui seal taga ei ole nagu mingit teaduspõhist asja, on ju, ja ainult teaduspõhisusest ei ole ka kasu, kui seal ei ole taga neid oskusi, et need üks ikkagi täiendab teist väga tugevalt. jah, et peavad käima käsikäes kindlasti. Aga kui me räägime kutsehariduse müütidest, siis kas teie olete mõnega kokku puutunud ja kas tahate minu jaoks kummutada mõne? No ma arvan, et see, millest me tegelikult oleme juba täna mitmeid kordi rääkinud, aga kõige suurem müüt ongi see ja kuulen ka seda veel enda nagu väikse noortemate sugulaste käest, et kui ma kutsekoolis lõpetan ära, et siis ma ei saa minna ülikooli. Et see on see pigem see suur müüt, mida inimesed kardavad, et neil on nagu puuduvad need oskused. Loomulikult ma ütlen, et ma ei saa 100% väita, et sa igale eriala sisse saab, sest osad erialad on väga spetsiifilise akadeemilise taustaga, aga see ei tähenda seda, et sul ülikooli uks kinni on. Et selles suhtes, et võimalusi on ja võimalusi arendada ennast Eestis on väga palju. Jah, ja üks müüt, mida mina väga palju ühiskonnas kuulnud olen, on ikkagi see, et kutseharidus on neile, kes mujal ei saa hakkama. Et sinna lähevad need, kes mujal ei saa, et see on üks müüt, mis ei vasta kindlasti tõele, sest et kutseharidus nõuab väga selget huvi, pühendumist ja praktilist nutikust ja sinna lähevad tihti noored, kes teavad, mida nad tahavad ja on valmis selle nimel pidevalt ja päriselt tööd tegema. Nagu näeme siin Eeriku näitel, jah? Jah, täpselt. Mul kunagi meenus üks ütlus sellest ajast, kui ma käisin, lõpetasin selle kutsekooli ära, et gümnaasium on lapsepõlve pikendus. Nõustun, see oli see 3 aastat venitust, et see lävepakult minema saada. Ja siis pead ikka tööle hakkama. Täpselt. See nagu tuleb ikka, aga lihtsalt hiljem. No eks kummalgi asjal omad head ja vead on ju. Täpselt. Aga kui me nüüd räägime sellest võistlusest, mis meil siin ees ootamas on, või festival siis täpsemalt on ju. Mina ei olnud sellest varem midagi kuulnud, nii et ma küsiks kohe sellise küsimuse, et kui te peaksite ühe lausega tutvustama Noormeistri festivali, siis mis asi see oleks ja kui te peate selle natukene rohkem lahti arutama, siis kuidas te seda teeksite? No ühe lausega ma ütleks nii, et Noormeister on võistlus, kus Eesti kutsekoolide parimad õpilased panevad oma oskused proovile ja näitavad, kes on kiirem, täpsev, osavam ja nutikam ning selgitavad välja siis Eesti meistrid erinevatel kutsealadel. See kõlab nagu olümpiavõistlus, spordivõistlus, kiirem, täpsem. Täpselt, umbes nii ta ongi. Aga kui nüüd lähemalt rääkida, mis ta endast kujutab? No kui lähemalt rääkida, siis ta tegelikult ei ole lihtsalt võistlus, et ta on keskkond, kus noored saavad ennast proovile panna reaalsetes tööolukordades. Võistlustel tulevad välja nii tehnilised oskused, aja planeerimine, pingetaluvus kui ka keskendumine ja samal ajal annab see väga hea pildi ka laiemalt, et kui professionaalsel tasemel on täna kutseharidus ja võib-olla mis on kõige olulisem, et see annab noortele enesekindluse, et nad suudavad päriselt hakkama saada tulevikus, et neil on need oskused. No sina, Erika, et päris palju seal osalenud erinevatel võistlustel, et kuidas sina seda oma vaatenurgast lahti seletaksid? Ja ma nõustun Annikaga selles suhtes, et see annab selle ülevaate loomulikult kõigest sellest, aga ka see, et see õpetab noori hakkama saama nendes raskete klientidega, erinevates olukordades on ju, sest kõik ei ole ideaalne maailm, mida me õpime koolis. Ja paratamatult see ka, et võistlus on keerulisem kui tavamaailm, sellepärast, et sul on pinge peal, siin kõik kohtunikud jälgivad alati, on ju, käsi kohe väriseb tavaliselt ja see närv on tavaliselt nagu, mida ma tihti nagu näen kas võistluse puhul, mida ma olen korraldanud või isegi paarivõistlustele, et väga tugevad inimesed, kes on nagu oma erialas väga-väga tugevad, ei ole väga tugevad võistlejad. Et see ei pruugi ka alati üks ühel olla, sest et närv on see, mis inimestel tavaliselt alt veab. Et seda peab nagu ka treenima, ütleme niimoodi, et see ei tule võib-olla et lähed võistlema ja kohe on kõik hästi, et see on see, et see tihti see inimeste kus üle pinge või sa mõtled üle muretsemine ja see tekitab inimestele hästi palju stressi ja see stress on see, mis väga, väga toredaid võistlejaid, kes teevad harjutamisel ülihästi kõik, et nagu me võtame näiteks restoranides võistleja, me harjutame nendega asju läbi, kõik on ideaalne, tuttav keskkond, kõik on ju tore ja siis läheb võistlustele, uus keskkond, võib-olla ei ole täpselt üks-ühele samad asjad, millega me oleme harjutanud ja ongi see, et siis joostakse kokku hästi palju, aga eks et seda parandada,
siis tulebki võib-olla teha harjutada ja viia ennast erinevatesse olukordadesse, et koolide puhul samamoodi, et sa teed neid sama asju läbi, aga võib-olla erinevates keskkondades, erinevate õpetajatega, ütleme niimoodi, on ju, et see võistlustel osalemine on hästi-hästi oluline. Ma natuke võib-olla kaldusin su küsimusest kõrvale praegu sellega. See on täiesti okei. Aga jah, see noormeister on jah, see siis festival tegelikult, kus on võimalus näha, mida saab õppida ka. Et selles suhtes, et tihti meil on televõistlus ja meil on festival Tartul sel aastal ja seal on võimalus lihtsalt nagu näha, mida üldse kõike saab õppida, sest tegelikult need nimekirjad on päris pikad ja võib-olla sa ei oskagi kohe nagu mõelda selle peale, et mida ma teha tahaks. Aga kui sa nagu vaatad neid võistlusi siis telesaates või seal koha peal, siis sa näed, et päris äge, et ma isegi teadnud sellist asja, nagu saab Eestis õppida, et meil tõesti neid erialast on päris palju, oskad sa öelda, Annika, kui palju meil neid erialasid kokku on, rohkem kui mitu. Neid piisavalt palju, et segadusse ajada, et mida valida, on ju. Täpselt nii. Et see natukene lihtsustab, aga kui me räägime sellest, et mida me seal näha saame nii võistlustel kui siis ka telesaates, siis kuidas see erialade valik üldse käib, et kas kõik erialad pääsevad püünele või sellele oskab Annika nagu paremini vastata, et eesmärk on see, et neid võistlusi ongi, või neid erialast on tegelikult väga palju, et mina korraldaja vaates tean, et natuke, et nad nüüd roteeruvad, nüüd, et kõik jõuaksid püünele, et see on jah, see on Annika, oskad sa öelda, kui palju neid võistlusi kokku on? Jaa, hetkel on meil erialade nimekirjas 40 võistlust, millest siis igal aastal toimub 21 võistlust. Ja erialad on meil siis jaotatud 9 valdkonna vahel, et nagu näiteks ehitustehnoloogid ja puidutöö, energeetika, mehaanika ja tootmistehnoloogiad, ärindus ja kaubandus ja nii edasi, et on erinevad valdkonnad ja siis erialade siis valikul iga aasta, et oleks erinevad valdkonnad esitatud, me siis arvestame kutsemeistrivõistluste korraldamise eesmärkidega, tööturu vajadustega ja ka rahvusvahelistel võistlustel Euroskills ja WorldSkills osalemise võimalustega. Issand, kui põnev see tundub. Mõnes valdkonnas ma isegi ei kujuta ette, kuidas te seda võistluseks keerate, mis sul oli see ärindus ja kaubandus, et kuidas see võistlusena välja võiks näha? No see on nüüd valdkond, sinna alla kuuluvad erinevad erialad, näiteks nagu ettevõtlusoskused, kaubandus, logistika, et neid et teen seal tunni ajaga kiirelt äriplaani valmis. Ma ütlen, vaata, nimekiri on nii pikk, et ja siis hakkad nendes kõigis veel võistlema, et tegelikult sellest, et see on põnev, see on nagu väga põnev, et ma mäletan, kui mina võistlesin esimest korda aastal 2015 ja siis vanemad tulid vaatama neid võistlusi, sest ega ka kutseharidusest väga ju ei tea midagi, nii palju kui kunagi kuulnud oled, ega mäletan, et messikeskuses toimus see, käisid vaatamas, et issand, nii palju võistlusi, nii põnev, et nii äge, et see on tõesti äge. Aga kui te peaksite valima ühe nendest erialadest, mis oleks Eesti supervõime, mida rahvusvahelistele võistlustele ka saata, siis mis te valiksite? Ma ei teagi, ühte eriala on keeruline valida. Just siuke oskus. Aga oskuste poolest võib-olla kutsemeisterlikkus. Et jah, ma ütleks selles suhtes, et eestlased on nagu me ei ole võib-olla kõige rohkem nagu avatumad, ütleme niimoodi, aga me oleme küllaltki nagu kindlameelsed, et me sellest, et kui me ikkagi lähme võistlema või lähme Eestit esindama, siis me ikkagi tahame teha kõige paremini asju. Et meil on nagu see, et me õpime ja teeme ja me panustame. Et see on nagu see, me tahame näidata oma väikest riiki tegelikult maailmas väga hästi, et just see nagu see kollektiivne tunnetus, et me tahame teha kõike väga hästi, et see on nagu, ma arvan, Eestis meil väga tore. See on meil DNA-s sees, et me oleme väga töökad lihtsalt, see on talurahva siuke asi, et me peame kõik asjad ikkagi hästi ära tegema. Muidu süüa ei saa lauale. Me näitame, et me oleme tublid ja me oleme head. Ma võib-olla laiendaks natuke ka seda kutsemeisterlikkust, et minu jaoks on siis kombinatsioon oskustest, mõtteviisist ja hoiakust, et teha oma tööd kvaliteetselt ja võtta ka selle eest vastutus. Et ma arvan, et noor meister just seda kõige paremini esindabki. Et see võiks olla eestlaste supervõime. Aga kui me räägime nüüd sellest, et mis eristab head tegijad ja just seda, kes saab noormeistriks, siis mis on need võib-olla mingid jooned, mis seal välja tulevad? No pingetaluvus kindlasti on see üks asi, et ja hea tegija võib tehagi seda asja hästi nagu mingis
oma kindlas keskkonnas on ja ka noormeister suudab selle nagu viia erinevate situatsioonidesse, erinevatesse kohtunikele, erinevatesse riikidesse ja suudad seda seal ikka teha hästi, et sa saad nagu erinevates situatsioonides ja kohtades hästi hakkama. Et see on see erisus, et sa ei karda, kui sa visatakse nii-öelda vette, tundmatusse vette, et sa tunned nagu mugavalt ennast igal pool, et see on see noore meistri eelis, et sul on nii palju kogemust lihtsalt sellega all ja kindlasti noore meistri eelis on see, et sa oled võistelnud ja võistlus annab ikkagi nii suure nagu edumaa enda CV-sse ka, et sa oled ikkagi lihtsalt, et katsu CV-sse kirjutada, et ma olen tubli töötaja, aga selles suhtes, et kui sa paned ikkagi, et ma olen nagu võistelnud ja ma olen käinud seal, siis see annab selle ette, et sa oled nagu teistest ikkagi ette jõudnud ja hea tegija teebki oma väga hästi, aga noormeister on õppinud väga kontsentreeritud aja jooksul, teeb palju rohkem asju selgeks, kui ainult nii-öelda võib-olla see üks asi. Et võistlust ei koosne ainult nii-öelda tihti ainult ühest asjast, vaid seal on nagu mitmed eri ülesannete kogu, mis annab kogu siis selle võistluse eriala toob nagu kokku sinna võistlusele hästi kontsentreeritult. Korra mõtlen, et niisugune kutseoskuse võistlused, kui palju seal on subjektiivsust või kui objektiivne, kui ma lähen ketast viskab, siis see on väga selge, kas ma võitsin või ei võitnud, aga kuidas nende erialadega on, et kas seal on kohtuniku poolt mingit subjektiivsust ka või? See sõltub erialast ikkagi väga palju, aga me ikkagi üritame see sõltub, kuidas need võistlusjuhend on kirjutatud ja need hindamisjuhised, aga me üritame ikkagi 50-50 nagu saada, et selles suhtes, et muidu, kui meil on kõik ainult mõõdetav, siis juhtub see, et õpitakse ära ainult nii-öelda väga nagu sentimeetri pealt, nagu selle tegemine, need inimesed muutuvad robotiks ja sealt kaob see inimlikkus, mida me tegelikult nagu tahame, et me ei taha ju treenida roboteid, või me tahame treenida nagu head noort meistrit, kes on see inimene, kes saab hakkama nendes olukordades, ja ta mõtleb oma peaga. Et kui sa olegi võib-olla liiga nagu ära treenitud sellesse millimeetri pealt mingist täpsusesse, siis sa nagu ei suuda seda suuremat pilti näha. Et me ikkagi 50-50 on nagu see jaotus. Jah, see on rohkem niimoodi teeninduserialade puhul, et inseneeria eriala võistlused ja tehnilised erialad on ikkagi rohkem objektiivsed, et on erialased, mis on 100% objektiivsed, aga üldiselt peaekspert, kes võistlusülesande hindamise teeb, et tema määrab ära, palju on objektiivseid, palju subjektiivseid hindamiskriteeriume, et selles osas on asi paigas. Nii põnev maailm lihtsalt. Aga kui ma nüüd tulen sinna festivalile, siis mis mind pealtvaatajana ees ootab? No esimese asjana, mis on meie see peamine eesmärk, näed sa väga palju erinevaid erialasid ühes kohas, alates tehnilistest ja inseneeria valdkondadest kuni teeninduse ja looverialadeni. Ja lisaks toimub siis päriselt sinu silme ees kogu see asi, et noored lahendavad ülesandeid, keskenduvad, teevad oma tööd ja annavad endast maksimumi. Ja lisaks võistlustele saad sa rohkem teada kutsevõistlustest, kutseõppevõimalustest, töötubades saad ise kätt proovida, küsida, suhelda ja avastada erialasid, mille peale sa varem võib-olla ei ole mõelnudki. Ja kohal on koolid, ettevõtted, karjäärinõustajad, et tule kohale ja loo kontakte koolide ja ettevõtetega. See väga, mul kohe läks silm särama selle töötubade peale, et kas on mingisugused töötoad, mida sa oskad juba välja ka tuua, mis see aasta kindlasti seal Tartu Ülikooli spordihoones välja tulevad? Siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Natukese aja pärast, nii kaua võib mulle Eerik rääkida sellest, et kumb on sinu arvates lihtsam olla, kas osaleja või siis ekspert, kes peab siis juhendama? Ma arvan, et see on nagu see lineaarne tee, et sa kõigepealt oled võistleja, siis sa oled kohtunik ja siis sa hakkad korraldama, et ma ei oska öelda, kumb nagu lihtsam on, et see tuleb ajaga kõik see oskused ja kõik see, et praegusel juhul ma ütlen, loomulikult ma olen 3 aastat korraldanud seda restoraniteenust ja see on juba nagu lihtsam minu jaoks, sest ma olen ise selle võistlustee läbi käinud, ma olen mitu aastat olnud kohtunik ja nüüd ma korraldan, et ma mäletan, kui ma alguses hakkasin võistlema, siis tundus kõik ikka ulme, et mitte midagi aru ei saa, miks need peavad niimoodi olema, et sa ei oska nagu vaadata, et meil peavad laua peal ütleme üle laua, kui me teeme lauakatet, et meil peavad olema noad-kahvlid nagu jooksma paralleelselt ja kõiki selliseid asju, et sa isegi ei tule selle peale või sa ei oska nagu vaadata, et miks see peab niimoodi olema, et nii palju nagu tehnilisi asju on, mis nagu tuleb selgeks õppida just võistlejana, aga lõpuks
kui sa oled kõik selle tee läbi teinud elu jooksul, sa oled kõik selle selgeks saanud, siis see tuleb kõik nii loomulikult, et see on nagu raske vastata jah, et sellest kumb nagu lihtsam olla on. aga see eksperdina ei ole keeruline, et see tegelikult ei ole sinu kätes, sa oled nagu eelnevalt teinud nagu töö ära, on ju, juhendanud, aga siis see koha peal lihtsalt jälgima ja või sa saad nõustada kuidagi veel äärejoonelt võistluse ajal või? Eks sa saad natukene ikkagi nagu, või sellest, et mingi suhtlusaeg ikkagi on, on ju, et võib-olla mitte konkreetselt võistluse ajal, aga enne võistlust või pärast võistlust sa saad seda kokku võtta ja eks ütleme, kui sa oled ekspert juba, et siis sa oled treeninud juba rohkem seda ja see on juba noormeister sinu kätes, on ju, kui me võtame meie nagu võistlused, kus meil tulevad õpilased koolist, on ju, siis seal on ikkagi väga palju näha seda, et võistleja on õpetaja nägu. Et see on ikkagi väga palju, sest paratamatult ju õpetaja saab olla täpselt nii hea, kui on tema õpilane ja vastupidi, et selles suhtes, et see on paratamatus, sest et loomulikult võistluste puhul on oluline see, et juhendaja ei tee sulle kõik ette ära. Et sa pead ikkagi ise õppima juurde, et see, et saada nooreks meistriks, ei saa olla lihtsalt niimoodi, et sa lähed harjutama ja siis õpetaja näitab sulle ette, nii teeme, ongi hästi, et tegelikult on see, et sa pead ise õppima juurde, nagu sa pead nagu olema huvitatud sellest, sest muidu oledki sa lihtsalt hea tegija, aga sinust ei saa noort meistrit, kui sind ei huvita see eriala, kui sa ei taha nagu juurde õppida, et nagu miks me teeme niimoodi neid asju, et sa lähed nagu detailidesse, see on tegelikult põnev, sest see maailm on nagu nii lai, ja saad minna nagu asjadesse väga süvitsi sisse. No sa ütlesid, et ekspert ja osaleja on ühte nägu enam-vähem, on ju, aga ma kujutan ette, et sulle ka tuldakse päris palju, et tule mulle juhendajaks, on ju, aga sa ju kõiki ei saa võtta, et no jah, ma pigem nagu olen lihtsalt selle ajapuuduse tõttu selle juhendaja töö nagu pigem ära andnud, jah, ma olen nagu lubanud, et ma nagu aitan üksikutes asjades, et võin õpetada mingit paarindust, ma võin fine diningut õpetada, on ju, ja me teeme mingisuguseid nagu harjutuspäevi, aga seda suurt koormust ma enda peale nagu ei saa võtta. Aga kas sa oskad anda mingi nipi või näite, et kuidas pääseda kõige parema eksperdi juurde oma asja tegema? Ega teete, mingit nippi ei ole, peab küsima lihtsalt. Eestlased ei küsi. Nad kunagi on lihtsalt alati vaikselt ja mõtlevad, et äkki keegi pakub. Tegelikult tuleb suu lahti teha ja küsida ja rääkida. Inimesed on väga valmis aitama, inimesed tahavad, et eriti kui me lähme ikkagi Eestit ka esindama, siis on kõik väga valmis selleks, et me tahame, et Eesti läks hästi. Et me oleme kõik väga avatud. Ma julgustan küsida rohkem abi. Väga hea. Kas töötubade osas on vastuseid? Väga hea, nii mina sooviksin teada väga. Aga töötubadest näiteks siis Tartu kunstikoolil on selline töötuba nagu esimesed katsetused arhitektuuris, mudelite ehitamine. Kuressaare ametikoolil on 3 töötuba, 3D skanneerimise töötuba, tuulikusse ronimine ja tuulikuteemaline töötuba. Issand. Räpina aianduskool pakub floristika teemalist töötuba. Mulle, nii. Tartu rakenduslik kolledž ehk Voko pakub siis pagarkondiitrite töötuba, kus toimub siis martsipanist 3D kujude voolimine. Pakuvad puidutöötuba, mehhatroonika töötuba, puhastusteenindajate töötuba, et valikut jagub. Nagu reaalselt kõigile mulle tundub, et see tähendabki, et terve päev põhimõtteliselt, mõlemal päeval, terve päev toimub see festival ja ma saan nendes töötubades osaleda ja no 14. on ta pigem selline terve päev, et 15 on selline poolik päev, kuna autasustamine tuleb ka peale, et see peamine tuleb kalendrisse ühesõnaga ära panna. Selge, kui me räägime, te olete nüüd päris palju nendel võistlustel käinud, on ju, et kas teil on mingid eredamad mälestused, et kus te olete vaadanud, et vau, see oli mingi põnev asi, mis juhtus või oi, mingisugune error juhtus korraldamisel, on mingi mälestus seoses üks üritusega? No ma arvan, et need kõige eredamad mälestused on ikkagi kõige need positiivsemad mälestused, kus sa näed võistlejad, kellel silmad säravad, sest ta töö on õnnestunud ja ta on õnnelik ja et ma arvan, need on need kõige eredamad mälestused. Jaa, ma mõtlen ka, et eredamad mälestused jäävadki meelde ja kui sa praegu rääkisid sellest, siis mul tuli meelde selline fun fact, et tegelikult ju, kui ma Abu Dhabis oli maailmameistrivõistlused 2017 ja käisin seal esindamas, siis ju tegelikult paluti Eestit, seal oli niimoodi, et seal oli kõik üle maailma võistlejad kohal, olime Abu Dhabis suur avaüritus oli ja siis paluti Eestit, et kas eestlased oleks nõus andma siis nagu selle nagu võistlejate selle tunnuse või nagu lugema ette selle, et me võistleme ausalt, nagu et sa lähed nagu kõikide suurte võistlejate ette ja siis eestlased oma väikse riigina on seal ees ja siis loevad, et meie võistleme ausalt ja me teeme kõike niimoodi, et kõigil oleks hästi nagu ja siis kõik vannuvad selle nimel, et see oli väga-väga äge.
nii tore, ma näen juba kohe, kuidas teil ka endal silmad särama lähevad selle peale, nii et ma ei jõua ära oodata, et päriselt kohale tulla ja vaadata ka neid noori, kes seal osalevad, aga kui nüüd 14-15 ei sobi inimestele, siis ma saan aru, et tegelikult on Noormeistri saade ka Kanal 2 läinud juba eetrisse. jah, et 2. mail alustas Kanal 2 eetris telesaade Noormeister usuaeg ja nüüd laupäeval oli siis eetris ehituspuussepp, aga erialadest on tulemas veel rätsepp, elektroonik, restoraniteenindaja, maastikuehitaja, puhastusteenindaja, laotöötaja, tarkvaraarendaja, et erialasid jagub, et ühesõnaga, kui ma Tartusse ei jõua, siis vähemalt oma kodus diivani peal ma saan ikkagi osa natukene sellest, mis tunne on siis niisugust võistlust jälgida ja mis põnevaid erialasid üldse on võimalik tegelikult kutsehariduses omandada. täpselt nii. No suurepärane, teiega on meeletult tore olnud vestelda, mul on üks viimane küsimus teile siia veel eetrisse ja see on see, et mida te ütleksite ühesõnaga inimesele, kes kaalub kutsehariduse omandamist? Oi, see on väga lihtne vastus, ma ütleks, see on elu muutev ja kõige parem otsus üldse. Sellest, et see annab sulle sellised oskused, sellise eelise nagu best of the best nagu selles suhtes, et sa õpid oskusi seal samal ajal, sul on võimalus juba töötada, see annab tohutu eelise sulle igas mõttes elus, annab sulle ka finantsvabaduse selles suhtes, et sul on juba mingisugust nagu baasi selle all, mille põhjal seda kõike arendada ja õppejõud on ka kõik väga ägedad, kõik on nagu ülitoredad. Suurepärane. jah, et kui sa veel ei ole läinud, siis mine, et avalduste esitamine kestab kuni 15. maini. No see on väga hea, nüüd me peame eetrisse kiirelt selle saate saama. Aga aitäh, Annika, aitäh, Eerik, et tulite teiega, oli nii tore vestelda ja mina sain taaskord natukene targemaks Noormeistri teemal. Aitäh. Ja järgmise saateni! Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.